minuti jooksul. Pritsi Plaade 2 teile niimoodi ka poppi, et vähe ei ole. Sa kuulad Raadio 2 ning see muusika, mis sind saatis nüüd, ongi see palju kõneainet teeninud K-pop, suur muusikažanriline sensatsioon kaugelt idast Koreast, mis on vallutanud noored korealased, kuid ka paljud eestlased. Oleme rääkinud siin hommikuprogrammis Margus Kamlatiga sellest, et on inimesi, kes on Eestis hakanud korea keelt õppima. Noored lapsed õpivad korea keele selgeks, sest et nende lemmikmuusika on just nimelt korea keeles ning täna on meiega liitunud Sten-Christian Saluveer, kes on japanoloogia kommunikatsioonispetsialist. Meie suure K-popi teema algatas ei miski muu kui siis täiesti ootamatult Keter-Jaani, kelle Rockefeller Street on siis kaugel idas põhjustanud suure internetisensatsiooni. Nimelt siis Keter-Jaani on 100 korda, 1000 kordi kuulsam, kui ta kunagi on olnud, sellepärast et kümned miljonid videod just tema lauluga on siis interneti postitatud ja on saanud siis lugu sükse K-pop remixi. Meil taamal, kas Sten-Christian Saluveer, mu kõrvad kuulevad õigesti, et see on Cardi B, kes on andnud oma hääle siia BTS nime kandva ansambli heliloomingulisse panusesse? Yes. Tere hommikust ka Sten-Christian Saluveer. Sten-Christian Saluveer, mis asi see K-pop nüüd on ja miks me sellest täna räägime see nii palju? K-pop on, tere hommikust või korea keeles võiks öelda annyeonghaseyo. K-pop on selline tohutu Korea meelelahutuse laine, mis umbes aastast 2000 on terve maailma oma embusesse haaranud ja kui alguses nii-öelda siis see Korea laine või Korean Wave vallutas Aasia, eelkõige Hiina, Taiwani, Jaapani ja nii edasi, siis viimastel aastatel on see ka tänu BTS-ile ja mõnedele teistele K-popi superstaaridele ka hakanud ilma tegema Ameerikas ja nüüd ka lõpuks Eestis. Mis asi on BTS? Sa ütlesid seda kuidagi nii soravalt ja iseenesest mõistetavalt. Keskmine eestlane tahaks ka teada, millest jutt käib? BTS on siis üks viimaste aastate kõige kuulsamaid K-popi poistebände ja mille pärast nad on saanud nii kurikuulsaks on see, et nad on purustanud just väljapool Koread kõikvõimalikke rekordeid, et nad olid esimene Korea bänd, ja see oli isegi enne kuulsat Gangnam Style'i. Kelle singel siis jõudis Briti edetabelitesse ja pärast nad võitlesid ennast välja ka Billboardi tabelitesse. Praegusel hetkel nad on isegi saanud Guinessi rekordi tänu sellele, et nende üks videotest on saanud YouTube'is uskumatu arvu vaatamisi, on ikkagi miljoneid. Aga ometi see pole ju kõik selline juhuslik ja loomulik asjade käik, tegelikult on ju seal taga väga suur mootor. No absoluutselt, et tegelikult see K-popi lugu läheb tagasi 90. aastate algusesse, et kui Koreas valiti nii-öelda esimene demokraatlik president, siis selle presidendi nõukogu tegi lihtsa arvutuse, et põhimõtteliselt Jurassic Parki kassatulu oli suurem, kui nad müüksid aastas 250 000 Hyundai autot ja võib siis arvata, et kumba oleks nagu lihtsam toota, kas muusikat, filmi või aastas 250 000 Hyundai autot ja tänu sellele siis valitsus ja Korea meelelahutustööstus nii-öelda panid leivad ühte kappi ja otsustasid siis täiesti teadlikult hakata tegelema Korea popkultuuri ekspordiga. Kõigepealt oli see film, seejärel oli see muusika ja lisaks, tänaseks on loomulikult sellest saanud nii suur tohutu tööstus, seal on kõikvõimalikud merchandise'id, kontsentuurid, turism Koreasse. Väga paljud inimesed sõidavad üle kogu maailma Koreasse kohale, et nende popstaarid ja selle Korea popkultuuriga tuttavaks saada. Väga huvitav oli see, et kui ma just käisin umbes 6 aega tagasi sellest ka ringvaates rääkimas, siis peale seda ma sain kirja ühelt 17-aastaselt tüdrukult, kes kirjutas mulle, et tema eluunistuseks on sõita Koreasse ja kas ma teda saaksin selles osas aidata. Ehk siis see kombinatsioon popmuusikast
riigi poolt toetatavast meelelahutustööstusest, Korea heast toidust, kultuurist ja nii edasi on osutunud ikkagi täiesti uskumatuks magnetiks. No see lugu pikemat sissejuhatamist rohkem ei vaja. Sten Kristjan Saluver, miks see lugu töötab, miks seda lugu nii palju on kuulatud, miks seda nii palju on vaadatud, miks meie praegu selle mängime siin? Kuidas seda on saanud selle mudeli kätte? No K-popi puhul on hästi oluline see, et Korea meelelahutustööstus on olnud super hea kopeerija. Et põhjus, miks nad maailmas on väga edukad, on see, et paljud Korea produtsentidel on Ameerika juured ja nad ongi siis kombineerinud nii-öelda korea keele hetkel kõige kuumemad nii-öelda pop-beatid. Väga paljudes on ju K-popi lood on kombinatsioonid tantsumuusikast, räpist ja kõikvõimalikest tantsuliigutustest ja nii edasi. Ja hästi oluline, miks loomulikult ka Gangnam Style ju nii suure hoo sisse võttis, on see, et Korea on hästi digitaalne riik. Ta on nagu nii-öelda interneti ja sotsiaalmeedia ja kõikvõimaliku internetis leviva sisu või contenti osas nii-öelda super connected. Ja oluline selle muusika populaarsusest on ka see, et sinna tehakse kõvasti marketingi. Toidu alla, toidu peale. Et kui sa oled popstar, kuulad muusikat, kuulad popstari muusikat, lähed internetti, vaatad videot, share'id, like'id, lähed kontserdile, share'id, like'id, siis see staar on täpselt samamoodi kuskil teles ja nii edasi ja siis võiks nagu öelda, et see on täiesti suur talendistööstus, mis kasutab siis kõige uusimaid trende nii muusikas kui tehnoloogias ja tänu sellele see jõuabki inimestele kohale. Raadio 2 hommikus on külas Sten Kristjan Saluver, kes räägib meile, mis on K-popi põhjustaja ning kõlanud on resoneerivad märksõnad. Nimelt siis Jurassic Parki box office on samaväärne 250 000 toodetud ja müüdud Hyundai'ga. Siis Lõuna-Korea valitsus sekkus ja pani sisse siis sisuliselt kultuurikvoodid oma ringhäälingutele ja jõudlustas eksporti. Kas siit tulenev moraal on see, et ka meie peaksime nii-öelda e-riigina, see e-riik on eriti uhke tempel, mille üle me tunneme palju rõõmu, kas me peaksime võtma õppust ja lihtsalt survestavalt ka siis oma muusikat välismaale pressima, sest miks mitte, kui meie taustaks kõlav Psy Gangnam Style vallutas maailma, siis me ju keegi tegelikult korea keelt ei mõista. Tundub, et tümm on oluline ja kelle muusika samamoodi on ületanud riigipiire nii Lätti kui Soome kui ka mujale, on Nublu, kelle laule samuti kuulavad inimesed, kes ei saa nendest ladusatest riimidest ju midagi aru. Kas me võiksime hakata näiteks Nublu riigieelarveliselt pushima välismaale? Aga miks mitte? Ma toon ühe väga lihtsa numbri. 2017. aastast 3 Korea kõige suuremat talendiagentuuri. Nende aastakäive 2017. aastal oli ligi $800 miljonit. See on ainult 3 ettevõtet. Neid ettevõtteid on kümneid ja kümneid ja kümneid ja kümneid. Ehk siis mina olen täiesti 100% selle poolt, et e-pop võiks vabalt olla järgmine suur fenomen. Võib-olla selleks muidugi oleks vaja rohkem meie artiste treenida, sest et K-popi artistid nii-öelda hakkavad ennast artistiks treenima juba teismelise eas umbes nii 14, 15, 16 aastaselt. See on nagu tõuhobused või? Kuidas see käib? Mina olen aru saanud, et see tegelikult on päris õudne, selline tagamad on päris õudsed. Absoluutselt, et tavaliselt hakkab see sellest peale, et on teatud sellised talendivõistlused. Neil on ka Korea superstar ja K-pop superstar ja mõned sellised hip-hopi stiilile nii-öelda fokusseeritud talendivõistlused ka. Noored harjutavad hästi palju, kui käia näiteks Jaapanis ja Koreas ringi, siis on täiesti tavaline näha tänavanurkadel, kuidas noored harjutavad tantsuliigutusi ja laule ja nii edasi, et eks nendest talendivõistluste edasi saada. Siis sind valib mõni talendiagentuur välja, näiteks SM on üks nende suurimaid talendiagentuure ja siis hakkab selline treenimine peale. Õpetatakse sulle 2-3 võõrkeelt, inglise keelt, näiteks jaapani keelt, osadele õpetatakse hiina keelt, siis hakkavad tantsutunnid, laulutunnid ja seda kümneid aastaid ja tuleb mõelda nagu selle peale, et
et on väga väheseid K-popi staare, kes siis nii-öelda on saanud oma talendiagentuuridest iseseisvaks, et see investeering, mida see talendiagentuur, eks ole, teeb, siis see ei ole see, et me toetame noori andekaid muusikaartiste, vaid see tegelikult on väga selge investeering, mida sinusse kui artisti tehakse. Ja see võtab ikkagi väga võhmale. Arvesse üks teine oluline asi selle juures on ka see, et K-popi artisti roll on teenida oma publikut. Mis tähendab seda, et sul puudub täielikult eraelu. Sinu eesmärk on laulda, tantsida, olla oma fännidele kättesaadav, mõnes mõttes olla selline ühiskondlik nagu rollimudel. Ja kujuta sa nüüd ette, et kui sa oled 20-ndates noormees või neiu, eks ole, ja sa tahaksid elada oma eraelu, sa tahaksid armuda, sa tahaksid välja minna, siis see ei ole võimalik. Ja tänu sellele on ka viimasel ajal nii-öelda päevavalgel olnud päris palju kurbi juhtumeid, et mõned aastad tagasi seal ühe K-popi poistebändi ja tüdrukute bändi lauljad armusid ja selle asemel, et öelda, et see on nii äge, et noored said kokku, siis nad pidid avalikult vabandama meedias, et nad on oma fänne petnud ja nii-öelda tegelevad kõrvalise asjaga, mis ei ole nende publikule hea. Selline ebainimlikkus mulle täitsa meeldib. K-popist räägime nimelt siis Korea popmuusikast ning kui vaadata ühte K-popi kontserdit kui sotsiaalset või sotsioloogilist fenomeni, siis minu jaoks, kui oleks võimalik lihtsalt audio ära nagu kõrvaldada sellest kontsertist, jääks lihtsalt silmadega vaadates mulje, et tegu on pigem nagu mingi religioosse riitusega, kui ta on otseselt kontsert, sellepärast et lava on reeglina nendes üüratutes hallides, kus need kontserdid toimuvad otse selle venüü keskel ja nad ongi nagu ümmarguselt ümbritsetud justkui nagu Kolossiumis siis nende hordides fännide poolt, kellel kõigil on käes mingisugused LED-paarid või lambikesed ja kõik vehivad mingi helendavate lambikestega selle muusika taktis ja siis seal keskel ongi sellisel 4-ruudulisel justkui nagu boksi platvormil on need staarid, kellel ei ole mingit muusikariistasid, seal ei olegi nagu proovitud jätta sellist nagu kontserdi muljet, seal ongi lihtsalt tulevad lavale need preestrid, kes hakkavad riitust läbi viima ning viivad siis andunud palverändurid Jumalale lähemale. No absoluutselt, et on ju palju räägitud K-popi jumalatest, eks ole, erinevad bändid ja mõnes mõttes need K-popi artistid ongi iidolid. Sa lähed vaatad oma iidoleid ja huvitav on ju see, et peale seda kontserti, mina kutsuks neid mõnes mõttes isegi sellisteks nagu meediaspektaakliteks, eks ole, kus sa lähed, sa saad valgustatud ja peale seda, kui sa kontsertit lähed ära, eks ole, siis sa saad nii-öelda panustada oma osa, ostes plaate, võib-olla vaadates telekast midagi, toetades oma fänne läbi filmida ja nii edasi ja huvitav on ka see, et paljudel nendel kontsertitel nii-öelda bändid ütlevadki, et toetage nii-öelda meid, et andke osa selle spektaakli jätkumiseks ja ikkagi see raha, mis läbi selle ringluse sinna jõuab, on ju uskumatu. Meil oli siin märksõna e-pop, siis minu meelest e-popi vanem on ju teada. Nublust on ega jutt, et lihtsalt tuleb võtta Nublu lood ja keerata 3 korda kiiremaks. Ma saan aru, et seal on see mingi võti sees siis või? Mingi jaburuse võti siis, mis töötab? No hästi oluline on see, et oleks nii-öelda hukk. Loos peab olema hukk. Konks just, et mingisugune catch, kas ta siis on Oppa Gangnam Style või midagi muud ja üks minu väga hea sõber Jeff Miyahara, kes on Jaapanis ja Koreas resideeruv K-popi produtsent, et tema toodab aastas sadu ja sadu hitte ja siis ta käis eelmine aasta just Tallinnas sellest rääkimas. Jah, peaks oskama öelda ju, mina ka, Nublu ja ongi väga Jaapani peale. Ja, et peaks olema selline hästi hea hukk, mida oleks võimalik lihtsalt korraldada, meelde jätta, kaasa laulda. Ma saan aru, et selle Keter-Jaani loo fenomen mõnes mõttes ongi see siis ju? Just. Ja Keter-Jaani puhul on hästi oluline ka see, et Aasia popkultuuris ju nii-öelda kawaii või selline nagu nunnu ja süütu ja ilus on ka hästi oluline ja kombinatsioon liigutustest, hukist ja nägususest vist ongi see nii-öelda
maagiline kaste. Niisiis, Keter-Jaanil on põhjusmõtteliselt kõik karakteristikad olemas, et olla Jaapani ja Korea popturul iseenesest müüda kaubamärk. Me räägime Sten-Kristjan Saluveeriga K-popist, kohe tulevad uudised. Ma siia küsiksin lõpetuseks veel, et kas on äkki ka nii-öelda K-popi ja kristluse vahel mingisugune sild, sellepärast teatavasti on ju Lõuna-Koreas ka palju kristlikku nii-öelda liikumist, ta on kristlik riik, väljapoole neid oma maauskumusi minu teada, seal on palju käiakse kirikus ja värki-särki. Kas on ka K-pop justkui proovitud nii-öelda siis noortele võib-olla ka jumala tõde õpetada, sest et ritualistlikult on ju seal juba sarnased elemendid. Lähed suurde templisse, kirikusse, tulevad preestrid, viiatakse läbi see suur armulaud ja tseremoonia, pärast saad annetada läbi merchandise'i. Et kas K-popi raames on ka tehtud nii-öelda nagu kristlikku popmuusikat, et inimesi kuulama saada panna? See on ju nagu megachurch. Kindlasti on, aga hästi huvitav selle juures ongi just see, et need K-pop iidolid, mõnes mõttes võiks öelda, et nad on natuke nagu inglid. Nad on ilusad, unistuste printsid. Ma tahaksin neid, aga samas nad on alati siivsad. Aga ma saan aru, seal tihti on väga, mis puudutab ja vooruslikud. Seda välimust siis tegelikult on nii mitmed, käivad ikkagi noalt läbi. Absoluutselt, et plastiline kirurgia on Koreas viimasel ajal just saanud tavapäraseks kingituseks, kui sa oled 16. Aga kas seal kuidagi see elu ideaale ei või, ütleme, ka noortel ju võid seda tagurpidi keerata, et sa tahadki võib-olla minna väga lihtsalt, väga kiiresti ennast natuke veits kohendada? No võib, aga võin tuua ühe väga kummalise näite, et mõned aastad tagasi ma olin Koreas teatud kolleegidega, Korea kolleegidega siis juttu puhumas ja siis seal oli üks väga tore härrasmees, selline 30-ndate lõpus ja siis oli üks naisterahvas ühest teisest ettevõttest ja siis me hakkasime rääkima plastilisest kirurgiast ja siis see minu sõbrann ütles, et no näe jah, et ma tegin silmaoperatsioon on tavaliselt üks selline asi, silma- ja ninaoperatsioon, mida tehakse, et tegin silmad suuremaks, siis see härrasmees, kellest ma olen alati lugu pidanud, ütles, et jaa, no väga hea, et tegid, et sa nüüd näed palju kenam välja. Mis on K-popi parim enne? Seal on, ma jutan ette, et mingi vanus ikkagi ees, et minu ja Bertku tahaks K-popi minna tegema, siis vist oleme ju sellest rongist ikka väga maha. Pisut olete rongist maha jäänud, aga lootust veel on. Ja teema on huvitav, Sten-Kristjan Saluveer oli täna hommikul külas ja rääkis selle K-popi tagamaid, saime palju targemaks, et tähed täna hommikul läbi astusid ja kui seal murrangulisi arenguid tuleb, eks me kutsume see külla uuesti. No ma jätan selle E-popi meelde. E-popi. Kohe uudisteks.